Kuidas maitseb heaolu ja kuidas maitseb identiteet? Nendele küsimustele saab vastata uurides toidukultuuri. Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia on kokku pannud ühise mikrokraadi, mille raames huvilised saavad võtta aineid, mis tegelevad baltisaksa temaatikaga kõigis 3 ülikoolis. Tänane üritus toimub aga Tallinna Ülikooli aine elu raames. Elu ehk erialasid lõimiv ühendus on aine, kus erinevate erialade üliõpilased tulevad kokku ja teevad koos projekti. Tänane projekt on seotud baltisaksa toidukultuuriga. Üliõpilased on otsinud välja erinevate sajandite baltisaksa retsepte, nad on nende kohta uurimustööd teinud ja täna saab neid kõiki toite ka maitsta. Me valisime retsepte tegelikult ühest 19. sajandi alguses kirja pandud käsikirjalisest retseptivihikust. Meie menüü on 3-käiguline, sisaldab eelrooga, põhirooga ja magustoitu. Kõigepealt on selline asi nagu klaarpeedisupp pirukitega. Eelroaks on meil õllesupp. Räimepuding. Spargel Hollandi kastmega. Ja liharetseptidest me valisime täidetud härjakeele. Ahjuliha puraviku kastmega. Ja pearoaks on meil küpsetatud metsise praad. Kuna metsistega on siin Eestis lugu nii nagu ta on, siis asendasime selle metsise tuviga. Baltisaksa toidukultuur tekkis erinevate migratsioonilainete käigus, millest esimesed tõid sakslased Baltikumi, aga viimased viisid need jälle minema. Nõnda eestlased ennekõike küsivad, mis on heaolu maitse, mis oli kõrgkultuuri maitse, mida said endale lubada inimesed, kellel oli rohkem ressursse kui neil endil. Baltisakslased seevastu küsivad teised küsimused ja on huvitatud mitte sellest, kas šampus maitseb hästi ja kas austrid on värsked, vaid küsivad seda, et kuidas maitses Baltimaa. Mis oli Baltimaa maitse? Mis oli teistmoodi siin kui Saksamaal? 10 toorest munakollast, saht 1 sidrunist ja pool kortelit spargli ehk lillkapsa keeduvett. Okei, meil on tarvis võid juurde lähen. Lähme toome. No 10 muna. On ka olemas, et keegi ostis. Ma arvan, kui me läheme, tahad teha selle iidse retsepti järgi Hollandi kastes, me läheme rappa. Teeme kaasaks Hollandi kast, mis on lihtne. Mis on teistmoodi on siis? Lihtsalt, et munakollane või sidunimaht, sool või jäädikas. Aga mul on sama. Sa luksid ette muid asju veel saada? Või 10 toorest munakollast, sidrunimaht ja spargli keeduvett. Kogu moos, mitte midagi rohkem ei ole, seda teeme. Ja vaadates Koka raamatute sisse, vaatab meile vastu tõesti üks väga huvitav seik. Nimelt leiame siin küll sellised retseptid, mis räägivad rassimisest, kus on šampus, austrid, kaprid ja täidetud ööbiku keeled piltlikus öeldes. Aga see ei ole ammugi kõik. Uurides edasi me leiame ka sellised retseptid, mis räägivad tagasihoidlikust baltisaksa toidukultuurist, mis kasutab kohalikke toorainet, kasutab pigem kohalikud retseptid, tagasihoidlikud, eestlastele, lätlastele väga tuttavad retseptid, mis ei eristu absoluutseltki mitte sellest, mida me võiksime leida ka 20. sajandi alguses Eesti kokaraamatutest. Usinad näpud jäävad tuhkatriinud.
keerata. väga hea. Hapuoblikas koore ja munaga. Töötlemisviis štuvitud. Õllesupp. Meie oleme selle teinud rukki õlle ja rukki leiva baasil. Soe peedisupp, oli jah? Selge peedisupp, mis on soe ja ja Jaan Koori kokaraamatust valisin pirukad, mille nimi oli Peki pirukid korintidega. Siin on tuvid ja härjakeel ja mina ei tea midagi kõike, palun, 18. sajand, mis me siin leiame laua peal? Võrreldes teiste gruppidega me läksime ajas kõige rohkem tagasi ja mõelda, et milline see aeg oli, et see oli täiesti teistsugune kui tänapäeva köök, sest kartul ilmus Eestimaale alles 18. sajandi teises pooles ja seda väga vähe siis alguses ka kasutati ja porgand oli ainult kõrgklassi toit. Alustame kohe siis täidetud veisekeelega. Tegime ka kasve kõrvale, seal sees on sidrunit, suhkrusiirupit, natuke äädikat ja erinevad juurviljad. Siis ka 18. sajand võetud Kaisa Vargi kokaraamatust 1781, rootsi keelest siis eesti keelde tõlgitud ja räimepuding. Ja põhikomponendid on siis räim, leib ja joodav viin. Seal raamatus on retseptid, milles on antud ainult ained. Koguseid seal üldse kui selliseid ei ole ja tehnoloogia on ka väga umbmäärane. Siis tuleb mõelda ka seda, et koostisained on tänapäeval täiesti teistsugused. See pärm on aja jooksul oma olemusel muutunud ja kuigi me kasutame samasugust, nimeliselt samasugust rukkijahu ja nisujahu, siis tegelikult nende koostised on tänapäeval teistsugused. Poest me ostame tänapäeval teistsugust jahu ja see tähendab seda, et toiduainete omavaheline reaktsioon, mis tegelikult on ju puhas keemia, on ka täiesti teistsugune. No ja siis ongi see tulemus, et sa loed seda retsepti ja siis sa mõtled, et kas see peaks tulema välja midagi sellist, millega sa oled harjunud või midagi täiesti ootamatut. Kasutame me selleks sellise toreda madaami nagu Liidia Pank kokaraamatut, kes omal ajal oli ilmselt sama kuulus kui 70. 80. oli Lilian Kosenkranius. Kahjuks on ta täna suhteliselt unustatud nimi, ilmselt selle tõttu, et 20. sajandi alguses, kuidas siis öeldakse, kodundusega hakkasid tegelema juba teise põlvkonna baltisakslased, kellel oli siis rohkem kontakte eestlastega. 20. sajandi töögrupp valis katsetamiseks pulmamenüü, mille me leidsime arhiivist, mis oli säilinud siis 1910. aastast. Pulmapidu toimus Tarvastu mõisas, aga säilinud on siis pulma õhtusöögi menüü, mis on 5-käiguline ja mida me siis hakkasime otsast tegema. Seal oli igale asjale oli tohutult palju kahvleid, igale toidule oli oma tristad. Ja selles vist peidub baltisaksa toidukultuuri võlu. Ta on kahetine nähtus. Ta on ülevoolav. Ta on just seda, mida me ootame kõrgkultuurist. Aga ta on ka väga tugevate kohalike juurtega, milles ühendub nii Eesti, Läti, Rootsi, Vene ja saksa kultuurid.